Tere! Mina olen Susian firma Fitnessi järjest tutvustan sulle 5 aja planeerimise nippi, mis, nagu nimigi ütleb, aitavad sul aega paremini planeerida. Aga mitte ainult. Need aitavad vähendada ka ärevust ja stressi, sest just viimased on tingitud sellest, et meil ei ole piisavalt palju aega. Nippi number 1, nii et hakkame pihta. Aja planeerimine ei ole mitte ainult meetod, kuidas oma päevased tegevused tehtud saada. Aja planeerimine on meetod, kuidas saaksime oma elu struktureerida niiviisi, et meil oleks aega kõige olulisemate tegevuste jaoks. Eesmärgiks ei ole mitte teha nii palju asju kui võimalik, vaid eesmärgiks on tasakaal. Tasakaal, kus me saame suurema osa aja teha neid tegevusi, mis meile päriselt olulised on. Olgem ausad, meil alati tuleb midagi vahele, mis nõuab sinu aega ja tähelepanu. Sinu ülesandeks ongi teha just need valikud, mis on kõige olulisemad ja kattuvad sinu väärtustega. Ja siin ongi 5 punkti, mis aitavad sinu aega paremini planeerida. Esiteks mõtle, mis on sinu väärtused ja prioriteedid, mis on need asjad, mis on sinu elus kõige olulisemad, millele sul on vaja kõige rohkem aega ja tähelepanu pühenduda. Teiseks, vaatle nädala jooksul end. Vaata, kuhu sa paned kõige rohkem aega, kuhu sa paned kõige rohkem energiat. Ja kolmandaks analüüsi, kas need kohad, kuhu sa panid kõige rohkem aega ja energiat, kas need kattuvad sinu väärtuste ja prioriteetidega. Kas need tegevused, kuhu sa pühendusid kõige rohkem, kas need ongi need, mis toovad sulle seda tulemust, mida sa päriselt tahad. Neljandaks, muuda oma ajakasutust vastavalt oma prioriteetidele. Ehk siis pühenda rohkem aega nendele tegevustele, mis on sulle kõrgema prioriteediga ja pühenda vähem aega nendele tegevustele, mis on väiksema prioriteediga. Ja viimane 5. Vaatle uuesti. Vaata, kas oled vastavad muutused oma päevagraafikus, nädalagraafikus läbi viinud niiviisi, et kas sa oled tõesti muutnud oma ajakasutust niiviisi, et tähelepanu saavad need tegevused, mis on päriselt kõige olulisemad, mis kattuvad sinu prioriteetide ja väärtustega. Enne ei ole mõtet aja planeerimisest üldse rääkida, kui ei ole paigas eesmärgid ega prioriteedid. Hea aja planeerimine sõltub eesmärkidest. Number 2. Milleks on? Jaota oma tegevused ja kohustused 3 erineva gruppi. Kiired, olulised ja vähem olulised. Ja kasuta oma aja planeerimiseks näiteks paberkalendrit või Google kalendrit, vahet ei ole. Minul isiklikult meeldib paberkujul, kus mul on terve nädal ees, siis mul on täpselt silme ees, mida millal teha. Kui sa oled oma tegevused jaotanud oluline, kiire ja vähem oluline, siis tegutse kõigepealt nendega, mis on kiire. Need on sul kõigepealt vaja ära teha. Järgmisena tegutse nendega, mis on olulised ja viimasena, mis on vähem olulised. Kõige parem on teha seda reede pärastlõunal minu meelest, sellepärast, et siis keegi justkui ei taha sinu käest enam mitte midagi ja nädalavahetusel võivad mõtted niiviisi rändama minna, et ei jõuagi oma uut nädalat ära planeerida. Kõige halvem aeg oma nädala planeerimiseks on esmaspäev, sellepärast, et siis kõik lendavad sulle peale, kõik tahavad kogu aeg midagi. Mina isiklikult olen võtnud omale 3 gruppi. Karjäär ehk minu töö, treening, minu tervis ja suhted. Ja minu jaoks kiire on alati tööasjad. Need ma teen alati esimese asjana ära. Väga-väga oluline on minu jaoks tervis, minu füüsiline tervis ehk millal ma trenni teen. Ja vähem oluline on suhted. See on praegu see, kuhu ma liiga palju oma aega ega energiat ei panusta, mis ei tähenda, et ma selle täiesti kõrvale olen lükanud, aga see tuleb alles 3. prioriteedina. Ja kui ma oma nädalat planeerin, ma planeerin alati niiviisi, et kiire ja kõige esimese asjana saavad tööasjad tehtud. Siis tulevad kõik asjad, mis on tervisega tehtud ja viimane vähem oluline, kuhu ma pühendun aega siis, kui tööasjad on tehtud ja trennid on tehtud, on siis, kui ma näiteks sõpradega koos aega veedan. Nii et kui sa jaotad oma tegevused vastavalt nendesse 3 gruppi, siis on sul palju parem ülevaade,
mis on üldse sulle oluline. Sinu väärtused ja prioriteedid ei pruugi olla samad, mis minu omad, aga kui sa mõtled need enda jaoks välja, siis on kogu aja planeerimine palju-palju lihtsam. Number 3, milleks on asjad, mis võtavad aega vähem kui 2 minutit, tee ära kohe. Ma tean, et see kõlab kuidagi väga lihtsana, aga minu jaoks oli see elu muutev. Sellepärast, et kui mul oli vaja teha ära midagi kiiret, siis pigem ma lükkasin seda kogu aeg eemale, sellepärast, et see on nii lihtne asi, et nagunii ma teen selle ära, aga lõpuks tuli välja, et ma ei teinudki seda kunagi ära ja siis seetõttu jäid mingid teised asjad tegemata ja ühesõnaga kaos. Aga käesoleva videoseeria eesmärgiks ongi aidata sul vältida kaost. Nii et asjad, mis võtavad vähem kui 2 minutit, tee ära kohe. See on lihtne, asi on tehtud ja sa ei pea rohkem oma energiat ja oma mõtteruumi selle peale üldse raiskamagi. Number 4, milleks on pauside tegemine. Ja kusjuures ma ei mõtle ainult liikumispause, kuigi see on see, mis on minu number 1 eesmärk, vaid mis iganes pause. Sa võid lihtsalt korraks silmad kinni panna, aknast välja vaadata, mis iganes paus. Või on see korraks iseendale ütlemine, et on okei korra rahulikumalt võtta. Kui mul oli elus üks hästi-hästi kiire periood, kus ma lõpetasin ülikooli, mul oli vaja lõputööd vaja kirjutada ja samal ajal ma ehitasin oma ettevõtet üles, kus mul oli hästi palju hinnapakkumisi vaja teha ja uusi treenereid värvata ja kõik asjad kasvasid üle pea. Ja päeva peale ma väsisin ära ja ma lükkasin ennast kogu aeg, ma pushisin ennast nii palju tagant ja produktiivsus langes. Ma mäletan, ma rääkisin oma sõbrannale sellest ja mu sõbranna ütles selle peale, et tead, võta oma tööpäeva kui maratoni. Maratonlased, nad ei jookse kogu aeg lõpuspurdiga. Maratonised vahel jooksevad kiiremini, vahel võtavad aeglasemalt. Nad oskavad seda tempot täpselt niiviisi reguleerida, et nad jooksevad oma aja ära ja neil on aega ja energiat lõpuspurdiks. Ja kui ma hakkasin seda sama meetodit kasutama, et ma võtangi teadlikult väikese pausi, olgu selleks siis enesetunde järgi või, mis samuti väga efektiivne on olnud, selline äpp, kus ma panen aja tiksuma 25 minutit ja siis käib till, 5 minutit pausi, käib uuesti helin ja järgmised 25 minutit, ehk siis 25-5 intervalliga ja kui need teadlikud pausid on sees olnud, siis produktiivsus on nii palju tõusnud. Vahel võid küll mõelda, aga mis siis, kui see alarm käib siis, kui ma just suure selle mõttelennu peal olen. Okei, sa võid seda ignoreerida, aga tegelikult ma ei tea, mind see ei häirinud ja ma sain nii palju rohkem tehtud ja ma tundsin ennast tööpäeva lõpus palju vähem süüdi, et ma kuidagi ei sundinud ennast piisavalt tegema. Nii et kui sa korraks hingad ja võtad tagasi ja kohtled oma tööpäeva nagu maratoni, kus on meil kiiremad spurdid ja aeglasemad jooksud, siis saab efektiivselt ja produktiivselt oma päevased tegevused tehtud. Number 5. Õpi ütlema ei. Ma tean, et me tahame väga palju öelda ja me tahame, et meil oleks kõigi jaoks aega. Aga kõikide inimeste ja kõikide tegevuste jaoks ei pea aega olema. Pea meeles, iga kord, kui sa ütled kellelegi või millelegi ei, ütled sa jaa iseendale. Nii et mis on sulle olulisem? Kas keegi teine või sina ise? Loomulikult sina ise. Nii et ütle jaa iseendale, ei teistele, välja arvatud juhul, kui sa tahad jaa teistele öelda, mis oleks ka jaa sinu iseendale. Need olidki 5 nippi, kuidas oma aega paremini planeerida. Loodan, et nendest oli abi ja soovin teile kõike head.